Enam, et otsustasite tulla tänasele esitlusele. Mina olen Meelike, olen Petrone Printi turundaja, sotsiaalmeedia tegelane ja ühtlasi ka minu Hollandi autor. Et mul on väga hea meel naaberriigi esitlusel juhatada sisse siis autor Kristiina Ölsner ja teda küsitleb minu Setomaa, minu Tai saarte autor Sootska Amela Laaneots. Paar väikest asja, et kes istuvad selle filmiva telefoni läheduses, et ärge siis väga kõvasti sosistage, sest kõik läheb Facebooki. Kui on küsimusi, ma ei tea, kas teil tuleb siin küsimuste voor keskel, võib-olla lõpus, võib-olla spontaanselt, siis küsijal käsi püsti ja ma jooksen mikrofoniga teie juurde, et siis on kõik kosta. Ja saadan ka ringi ühe väikese märkmiku. Kui sa ei ole Petrone Printi uudiskirjalistis, aga soovid esimesena teada, mis raamat tuleb järgmisena, millal on esitlus, mis raamatutel on loosimised, siis saad esimesena teada. Nii et kui teile tuleb paber ja pastakas, võite liituda uudiskirjaga, kui siin ei ole seda teinud. Ja ka muud kui nautige. Aitäh selle toreda sissejuhatuse eest ja väga vahva, et olete siia tulnud ja me saame seda reisi mööda Ida-Saksamaad, nii nagu Kristiina seda näeb, praegu nüüd koos alustada. Ma enda taustast Saksamaaga seoses siis ütlen ära, et mul on olnud õnne õppida Saksamaad ka Ida-Saksamaad Greifswaldi ülikoolis. Ja mul on olnud ka aastaid kirjasõbranna Berliinist. Praegu me küll enam ei kirjuta, praegu teised vahendid. Ja tema elas ka Ida-Berliinis. Ja siis ka üks vahetuslaps, Christopher, oli meie peres, kellega me siis üksteisel külas elasime Saksamaal. Nii et kui tuli see mõtte ja teadmine, et nüüd sa hakkad kirjutama ja juba hakkab ilmuma Ida-Saksamaa raamat, siis ma mõtlesin, et nii tore oleks, kui saab seda Ida-Saksamaad sinuga koos arutada. Nii et nii tore, et sa kirjutasid selle raamatu, Kristiina. Aitäh. Ja mul on ka nii tore, et me siin kohtume ja täiesti esimest korda vestleme, aga ma arvan, et meil tuleb väga põnev vestlus. Me just arutasime need teemad läbi ja ma hakkasin mõtlema, et vau, küll on põnevad teemad. On ju? Täiega, jaa. Just. Ja enne kui me lähemegi selle Ida-Saksamaa ja Saksamaale, mis mulle sinu raamatus hästi meeldis, oli see läbiv vanaisa motiiv. Et kuidas sa võtsid neid märkmeid või mälestusesemeid sellest sahtlist ja sellest ajendatuna tekkisid siis peatükid. Räägi oma vanaisast. See on väga hea küsimus. Mul oli väga eriline vanaisa, ma peaks mainima. Ja tema see kirjutuslaud, mis seisab minu Erfurti korteri kõige ülemisel korrusel, sellises päikeselises nurgas on üks väga eriline kirjutuslaud. Sellepärast, et minu vanaisa kirjutas ka ja ta kirjutas ajalehtedesse artikleid, kirjutas ka raamatuid ja siis ta soovis tegelikult ka kirjutada raamatut iseenda elust. Aga ta ei jõudnud, kui mina jõudsin. Mis raamatud ta jõudis kirjutada? Ta kirjutas spordiraamatud, et sellised spordi ajalugudest. Nii et selline teadmine kirjutavast inimesest on tegelikult sinuga lapsepõlvest saadik kaasas käinud. Sa teadsid, et on inimesed, kes kirjutavad raamatuid, üks neist oli sinule hästi lähedal ja siis ta ka inspireeris sind. Milline ta inimesena oli see sinu vanaisa? Ta oli väga sõbralik ja selline inimene, kes ta ei läinud mitte kunagi millegi pärast närvi. Et kui ma ise mõnikord millegi pärast täiega närvi lähen, siis ma mõtlen, et pagan võtaks, et tema kindlasti ei oleks sellises situatsioonis närvi läinud. Et selline inimene oli. See algus, kuidas ta ja sinu emad, kuidas nad sind esimest korda Saksamaale saadavad, see oli ka selline hästi soe, kuidas siis Eesti mees
ühte endale väga kallist inimest siis teele saadab, et seda raamatu alguse selline häälestus oli minu meelest selline hästi soe ja hooliv, et sa nii-öelda ei põgenenud ära, sul ei olnud siin halb, sul olid omad teised motiivid, millest sa siin ka kirjutad, aga et sa läksid tegelikult väga soojast ja toetavast keskkonnast mujale oma uudishimu rahuldama ja kogemusi omandama. Et mis seal raamatus, kui sa nüüd esimest korda sinna Saksamaale sattusid, oli see, et sul küsiti selliseid huvitavaid küsimusi, et kas Eestis peab kandma ka pearätte ja et kas eesti keel on nagu kirillitsas, et kuidas sellised küsimused sind tundma panid või kuidas sa reageerisid neile? Kui aus olla, siis ma läksin esimest korda Saksamaal aastal 2003 ja aastal 2003 oli Eesti oli veel suhteliselt selline tume plekk maakaardil ja mäletan neid tundeid, et kui ikkagi peale juba teist, kolmandat, viiendat küsimust, et siis üks hetk ma täiesti ütlesin, et ja, et Eesti või, te ei tea Eestit või? Eesti on ju seal Ghana ja Lõuna-Aafrika vahel ja täiesti mõned inimesed jäid täiesti uskuma seda, et jah, et ju siis Eesti ongi seal kuskil Aafrikas. No nüüd muidugi enam selliseid kommentaare ei ole, et nüüd ikkagi teatakse, kus Eesti on ja teatakse meie võib-olla tehnoloogilisi saavutusi ja niimoodi, aga alguses oli ikkagi, Eesti oli väga eksootiline koht. Mulle tuleb see ka hästi tuttav ette, et sa läksid natukene hiljem, minu esimesed sellised Saksamaa elamissutsakad olid kuskil 94, kui ma seal vahetusperes olin, ma mäletan, hakkasime minema autoreisile ja ma teismeline, oleks võinud viisakamalt, aga ma lihtsalt viskasin oma botased ülemiselt korruselt alla ja siis ise traburai järele. Ja siis Krissi ema läks ja vaatas, et sa kannad Nike'i botaseid. Mille peale Krist tema kõrval, ma räägin sulle, nad ei ole aborigeenid, neil on seal elekter olemas. Ja siis see sinu pearättide jutt tundub nagu hästi sarnane, et tollel hetkel tegelikult teadmine sakslastel, eestlastest ei olnud nagu väga, ütleme, nad ei teadnud tõesti meist väga palju. Aga seda oli hästi vahva siit raamatust avastada seda kirillitsa ja pearättide juttu. Aga selle Saksamaa raamatu puhul minu meelest on hästi vahva just see küll sulgudes, sest ta on ju nii-öelda endine Ida-Saksamaa. Aga see Ida-Saksamaa touch või feeling on tegelikult ka ju asi, mis Saksamaal praegu minu meelest ka natukene ikkagi veel tunda. Me jõuame sellest pikemalt rääkida ka, sest minu meelest on see hästi huvitav teema. Et ehkki Saksamaa on ühinenud juba väga kaua aega tagasi, me ikkagi tegelikult näeme ja kogeme seda Ida-Saksamaa teemat, et selles mõttes on hästi hea, et sinu raamat ongi just sellest nagu erilisest osast veel ka seal. Ja vaat, kui sa esimest korda Saksamaale läksid, et siis oli seal üks noormees Maik, eks ole, kes siin siis nendest piiridest üle viis, aga jõi sellist jooki, mille nimi oli nagu Vita Cola, eks ole. Et kui meie teame Coca-Colat, siis neil oli seal oma Vita Cola. Aga kas, ja ta ütles, et vaat nüüd siin on see piir, eks ole. Kas praegu, kui näiteks sakslased sõidavad või sõidetakse välismaalastega, kas ka märgitakse, et aga kas sa nüüd tead, et näed, nüüd me liigume endiselt Lääne-Saksamaalt Ida-Saksamaale või vastupidi, et kas see tuleb praegu jutuks? Ja küsimus, et kas ta nüüd otseselt jutuks tuleb, võib-olla pigem mitte. Ma arvan, et kui turistina ikkagi Saksamaale minna, siis Saksamaal on hästi palju ilusaid linnakesi, loodust, metsi, mägesid, kõike, mida hing ihaldab. Ja kõike, mida turistina on lihtsalt üliäge vaadata. Aga kui jääda võib-olla Saksamaal natukene pikemaks ajaks ja tõesti ka niimoodi sinna kultuuri ja elulaadi sisse sulanduda,
siis tegelikult ikkagi see piir, kus niimoodi üle sõita, selline Vita-Cola, Coca-Cola piir on tegelikult ta on täiesti olemas. Et ta võib-olla, ta on nagu praegultki, et kui sõita niimoodi autobaani selle kiirtee pealt, lääne poolt ida poole, et otseselt mitte midagi ei ole ju näha, aga võib-olla on näha, et need puud on võib-olla natukene nooremad kui need teised puud ja võib-olla see loodus on võib-olla mingisugune tillukene üleminek, et mis võib-olla isegi paljal silmal ei ole isegi nii nähtav, aga ta siiski on olemas, jah. Aga kunagi see oli muidugi väga karm ja sul on raamatus tegelikult üks minu meelest päris selline puudutav lugu sellest, et kui me nüüd saame neid piire ületada, et olid ajad, kus ei saanud, et sul oli üks selline rongistseen, et kas sa tahaksid seda ette minna? Jaa, hea meelega. Ma pean vaatama, et ma pistsin ühe, tahaks praegu öelda lipaka, aga ma just sain teada, et ma ei tohi seda öelda, lipiku siia vahele. Nii. Ja siin see ongi. Jah, mulle meenub üks lugu, mille tuttav ükskord rääkis. Ta töötas vanasti Erfurti rongijaamas piletimüüjana. Ühel päeval tuli tema juurde vanem naine ning ulatas talle ronginumbri. Tema tütar tulevad selle rongiga, et talle lapselast näidata. Ametlikult sellist rongisüsteemis ei olnud. Nii pidi ka mu tuttav vastama. Kuid enne, kui naine pettunult lahkuda jõudis, kirjutas ta väikesele paberile perrooni numbri ja palus naisel perrooni lõpus oodata. Paari minuti pärast rong tõesti tuli ja peatus. Uks ei avatud. Keegi ei tulnud peale ega läinud maha. Vanem naine kõndis kiirustades perroonil edasi-tagasi. Ta teadis, et tal on ainult loetud minutid. Ühel hetkel ilmus naise näkku naeratus. Ta jäi ühe rongiakna ette seisma ja lehvitas. Lõpuks ometi oli ta leidnud oma tütre ja lapselapse, kes talle rongist vastu viipasid. Professor Richter hingab sügavalt sisse ja vaikib. Just, et need olid ju sellised ajad, mida vanem generatsioon mäletab, nüüd lugude kaudu elab see edasi, et need piirid ei ole enam jumal tänatud alles, aga need mentaalsed piirid, mida me jõudsime natukene puudutada, on olemas. Suhteliselt raamatu alguses sa kirjeldad ka ühte väikest jutuajamist oma ämmaga, kes siis nagu küsib, et oi, et kas mina olen siis sinu arvates nagu tüüpiline idasakslane. Et kas ta seda öeldes nagu justkui nagu häbenes seda, pigem nagu küsis, kas sina nii arvad või mis tunne tema arvates temas oli, kui ta seda küsimust sinu käest küsis? Ma arvan, et seal oli imestust, uudishimu, et kes on siis minu arvates see tüüpiline idasakslane. Ja võib-olla ka sellist, see küsimus oli võib-olla ka mitte minule, vaid iseendale, aga kas ma olen seda, et seda on võib-olla ka see, et mis ma olen täheldanud, et inimesed küsivad seda võib-olla pigem iseendalt. Kindlasti on hästi palju erinevaid inimesi, aga kui ikkagi üritada siis nagu öelda, et mida sina ise mõtled, et kes on sinu arvates see idasakslane, et kuidas sina teda kirjeldaksid? Kuidas mina teda kirjeldaksin? Ma kirjeldaksin teda võib-olla nii, nagu ma vastasin selles dialoogis tõesti oma ämmale. Mõtlesin, et jah, et aga mõtle sellele, et kas sina oled ka see, kes väga varakult ärkab. See on see, mida minu elukogemus ütleb, et ei tea, kes on siin pikemalt Saksamaal käinud, siis mina arvan küll, et idasakslased on need, kes kõige varemalt ärkavad, et ma ei ole kuskil teises riigis elades, kuskil mujal käies näinud kedagi, kes tõsiselt nii vara ärkas ja nii vara, nii korralikult tööpäevaga alustaks. Aga muidugi neid nii-öelda iseloomuomadusi, et ma paneks need ka jutumärkides iseloomuomadusi, on veel teisigi. Et võib-olla ka selline
mingis mõttes süsteemi jälgimine, mingis mõttes ka selline pidev ebausk süsteemi, poliitikasse, võib-olla ka see. Võib-olla ka selline, mis ma olen tihtilugu oma töökaaslastes täheldanud, on selline väga selline kohusetundlikkus. Aga samas me räägime inimestest, et me võime samamoodi küsida, et kes on need tüüpilised eestlased siin. Kas me oleme siin kõik tüüpilised eestlased? Tüüpilised eestlased on sellised, kes võib-olla armastavad seda, et keegi ei tule neid vabatahtlikult kallistama. Aga ma võin kihla vedada, et siin saalis on vähemalt 26% kallistajaid. Ja nii siin tõuseb üks käsi, et nähtavasti võib-olla ka rohkem kui 26%. Ja tulevad kallistajad. Et see on seesama teema, et kes on siis need tüüpilised idasakslased. Seda on väga-väga keeruline vastata. Ma mäletan, et kui ma ise Greifswaldis õppisin, see oli siis, ma arutasin välja 1999, et siis need kohalikud ikkagi nagu ütlesid, meie siin ossid, või et siis nad ütlesid, aga need läänesakslased peavad meid ossideks, eks ole. Aga see ossi-lessi suhe, on see ka tänapäeval üldse nagu teemaks või see hakkab ära vajuma? Ma arvan, et teatud põlvkondades see on kindlasti teemaks. Ja ma arvan, et see on teemaks nii kaua, kuni on olemas inimesi, kes mäletavad. Ja võib-olla ka neid mälestusi edasi annavad teistele põlvkondadele, sellepärast, et see on selline generatsioonide ülene teema siiski. Et nii kaua, kuni meis on mälestused, nii kaua on ka stereotüübid. Kas ja kuidas see sinu elu mõjutab? Ma ei arva, et see otseselt minu elu mõjutab. Samas ma pean ütlema, et ma olen leidnud suhteliselt väga hästi oma koha seal Saksamaal, seal idapoolsel Saksamaal ja ma tunnen, et ma mõistan neid inimesi ja ma tunnen, et mõneti on idasakslased ka võib-olla eestlastele sarnased. Et mingisugused meie ühised, kui me räägime mälestustest, on sarnased. Süsteemid olid mingis mõttes sarnased ja võib-olla ka need hirmud ja unistused on sarnased. Kas endiselt on alles ka selline nagu elatustaseme vahe, mis kunagi oli lääne ja ida vahel? Jah, paraku on tõesti alles. Paraku on ikka veel ka näiteks täiesti fakt, et ida pool on näiteks pensionid on väiksemad, ida pool on ka veel palgad väiksemad, kuigi vaikselt see vahe ikkagi elatustasemel, see vahe ikkagi hakkab kaduma, aga nii lihtsalt need asjad ei käi. Ma räägin sulle ühe loo. See juhtus minuga 2 aastat tagasi. Ma olin Saksamaal, Ida-Saksamaal. Chemnitz oli 2025 Euroopa kultuuripealinn. Olid avapidustused. Chemnitz on selline tööstuspiirkonna kese. Ja avapidustuste lava oli ehitatud ühe suure kuju ümber. Kas sa tead, mis kuju see on? Karl Marx? Täpselt, Karl Marxi kuju. Kunagi Stalini ajal see kuju sinna ju püstitati ja Chemnitzit me teame ajalooliselt ka mingil perioodil Karl Marxstadina, on ju. Ja olukorrast, kus ütleme, et Lenini kujud Eestis on ära viidud silma alt või siis muuseumisse, on Karl Marxi kuju Chemnitzis peatänava juures alles ja kui olid avapidustused, siis need tehti selle ümber justkui seda meest pühitsedes. Ja kui mina küsisin, et miks te seda teete olukorras, kus on ju Vene-Ukraina sõda ja teie pühitsete Karl Marxi, ütlesid nemad, et
aga ta oli meie kuulus filosoof ja ta kuulub meie ajalukku. Aga miks need idasakslased ei tundnud uhkus selle üle, et kunagi ju Audi korporatsioon sai Chemnitzist alguse ja kui oli Ida-Saksa see hetk, kus Ida- ja Saksamaa hakkasid eralduma, need omanikud läksid ju minema ja kui vaadata veel ka üldse Chemnitzi ajalugu, neil enne Ida-Saksamaad oli kohutavalt väärikas tehnoloogiline ajalugu, väga vinge tehnoloogiakeskus ja nüüd need inimesed, kes seal praegu elavad, fännavad seda Karl Marxi rohkem kui seda tööstusajalugu, mis tegelikult tegigi ju Saksamaast Saksamaa. Kuidas sina sellesse loosse suhtud? No ma arvan, et Karl Marx on Chemnitzis, et ta on sinna jäänud, jah. Ja Chemnitz ei ole enam Karl Marxstadt, nii nagu teda vanasti nimetati. Aga see on hästi kummaline, mida mina olen tajunud tõesti Saksamaal, et kui Eesti sai vabaks, siis ikkagi need sellised poliitilised jäänukid, eelmised süsteemid, nemad ikkagi eemaldati. Aga mis ma Saksamaal olen täheldanud, et sellised poliitilised jäänukid, need on nagu sellised külalised, kes ei taha ära kolida või taha tagasi ära minna. Et nad on lihtsalt, nad on jäänud, jah. Ja nendega elatakse ja meil on huvitav ka, et meil omal Erfurtis on ka selline tänav Juri Gagarin ring. Ja iga päev saab autoga siis mööda sa Juri Gagarin ringi sõidetud. Ja ka teistes Ida-Saksa linnades on ikkagi väga palju selliseid, kas tänavanimesid või ka võib-olla kujusid, mis on seotud ajalooga, mis võib-olla meie siin ütleme, et jah, et me võib-olla ei taha nii otseselt sellele ajaloo etapile mõelda. Aga Saksamaal öeldakse jah, et see oli sellel perioodil nii ja see on ka mingis mõttes selle loo osa. See on selles mõttes hästi huvitav, et ütleme, et meil selliseid mentaliteete on ju ka Eestis, aga nad ongi nii-öelda Venemaalt Eestisse elama toodud inimeste peades, kes töötasid Kreenholmis ja teistes suurtes tehastes Ida-Virumaal, aga nad ei ole etnilised eestlased, on ju. Aga mis minu meelest nagu Ida-Saksamaa puhul ongi nagu huvitav, on see, et seda elu, mida mina kirjeldasin ja sina kirjeldasid, väärtustavad ju sakslased ise. Nad ei ole immigrandid, kes oleks teistest riikidest Ida-Saksamaal elama. Nad on ju sakslased, ise sakslased. Jah, aga nii ongi. Aga see ei ole nüüd täpselt niimoodi, et nad nüüd kogu aeg sellele mõtlevad ja kogu aeg sellele minevikule mõtlevad, aga see on lihtsalt nende loo osa. Ja võib-olla siin tuleb teha ka selline leida erinevused, mis juhtus Eestis. Eestis me räägime ikkagi okupatsioonist, et on natukene teistsugune ajalugu. Saksamaal see oli ikkagi see süsteem, millest me räägime, et see ei olnud ju otseselt selline okupatsioon, nagu ta oli Eestis. Ja võib-olla seal tuleb see vahe. Jah, et ta oli nii-öelda veidi justkui nagu pehmem ja tänu sellele olid inimesed vastuvõtlikumad sellele loole. Meil oli see vägivaldsem ja see vastasseis tänu sellele tekkis, eks ole. Aga kuule, räägime veel ajaloost. Sul on ju saksa juured, vähemalt sa kirjutad sellest raamatust. Nii, mitu sugulast sa oled siis üles otsinud või ei ole otsinud ja miks? Täpselt null, ütlen ausalt. Selles suhtes, et ma kirjutan sellest ka päris palju oma raamatus, et mingis mõttes on see selline lugu, mida ma olen teadnud lapsepõlvest alates. Kuna täiskasvanuna ma sain isegi sellise sugupuu, kus on nende inimeste nimed, aga ma ei tunne otsest sellist
sidet nende inimestega, nad on lihtsalt nimed kuskil paberil. aga võib-olla ma tunnen sidet selle looga ja võib-olla see on see, mis minu Saksamaa või minu identiteeti kuulub, aga võib-olla see teebki selle asja põnevaks, et jah, et ma ei ole selle otsimisega tegelenud. Võib-olla on mingi hetk tegelenud, ma ei tea, aga mulle meeldib selline, see mõte, see ajalooline side, mulle meeldib ka mõelda sellele, et ma ei tea, kas see oli juhus või oli see saatus või oli see tõesti mingisugune muu müstiline jõud, et ma sattusin Saksamaal täpselt sinna samasse kohta, kus minu esivanemad rändasid sajandeid tagasi välja, et jõuda Eestisse, et elada Eestis ja nüüd olen mina sealsamas tagasi. Ma ei tea, miks. Et mulle meeldib just see, et ma jätan selle küsimuse enda jaoks õhku, et miks? Mis ta olla küsimus? See on hästi rohvad, sa ju kirjutad, nad olid siin, eks ole, karjavalitsejad, liunikud, sa mainisid sellest raamatust ja seda sa umbmääraselt tead, eks ole, et nad tulid siia nii-öelda uusi maid avastama ja oma elu sisse sättima. Ja täpselt seda ma tõesti uurisin, et millal nad tulid, täpselt mida nad tegid, aga see, et siis Hitleri kutsel suurem osa neist ikkagi lahkus Eestis, nad läksid tagasi Saksamaale ja kus nad praegult elavad, ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma vahepeal guugeldasin ja tegin seda ja siis ma leidsin, et vist keegi peaks kuskil Müncheni lähedal elama, kõik on Austraaliasse jõudnud, aga nad on ikkagi minu jaoks, nad on võõrad, ja nagu ma ütlesin, et mulle meeldib pigem sellest müstilisest loost kinni hoida. Aga Eesti kogukond Saksamaal seal kandis, kus sina elad, kuidas see elu on korraldatud või kas üldse on, sest me ju teame, et osades riikides on need Eesti kogukonnad hästi aktiivsed, et mul oli võimalus käia just 6 aega tagasi Rootsis ja ütleme, et vanaisa oli põgenenud, aga laps ja lapselaps ikkagi toodi pühapäeval Eesti majja ja nad olid seal, lugesid ja laulsid, on ju. Et kuidas Erfurdi kandis on eestlaste kogukonna elu korraldatud? Et sellega on see naljakas asi, et ma ütlen, et keegi siin saalis kohe muigema, kui ma seda niimoodi ütlen, aga teate, meil ei ole kogukonda. Ja keegi muigab. Meil on pere. Selles suhtes, et me oleme tõesti väga-väga lähedased nende eestlastega, kes siis sinna samasse regiooni on sattunud. Me oleme teinud oma Eesti kooli, meil toimuvad jõulupead, me teeme mardimaske, me teeme verivorsti, jah, päris verivorsti, et me täiesti läheme sinna lihuniku juurde, ostame soolikaid ja teeme nagu vanasti meie esivanemad, topime neid tange koos mingisuguste maitseainetega sinna soolikate sisse ja paneme verd juurde ja ühesõnaga ma ei tea, kui palju teist viimati verivorsti tegi ise. Kõik käega märku anda. Näed, ei ole päris nulliring, üks käsi ikka 2 kätt tõusis, aga ühel inimesel. Ja täpselt nii ongi, et mingis mõttes ma arvan, et meie Eesti kogukond hoiab sellist eestlust päris tugevalt, päris siukse kõrge lipuga üleval ja me oleme omavahel lähedased, et ühesõnaga, kui keegi ikkagi kuskilt, ma ei tea, leiba küpsetab või kooki teeb, et siis ikkagi teatatakse teistele ka, et jah, mul on siin parasjagu just värsket rabarbarikooki, et tulge läbi. Me oleme teinud ka oma sellise ühingu, me teeme Eesti kooli aktiivselt ja sellepärast, et meie jaoks on hästi oluline, et meie lapsed ikkagi ka jätkaksid seda Eesti traditsiooni, et nemad kasvaksid üles ka teadmisega, et nad on eestlased, nad on ka sakslased, aga et nad on ka eestlased, et see kuuluks ka nende identiteedi juurde ja ma näen, et siin eesreas üks noor neiu pööritab silmi, et mis see enne jälle siin räägib, aga põhimõtteliselt ma arvan, et tänu sellele, et me anname neile kaasa
midagi, mida nad pelgalt Saksamaal elades ei saaks. Palju teid on, kui suur see pere on? Meid nüüd, ma räägin, et ma ei räägi siin sadadest inimestest, kindlasti mitte, et nii suurt peret meil ikkagi ei ole, et noh, kuskil 10 me niimoodi kokku saame, kui kõik võib-olla alati ei käi koos, aga jah, selline 10 ringis, vahepeal oli isegi 20 ringis, et need arvud natukene muutuvad. Ja see Eesti kool on siis selline nagu pühapäevakooli laadne või mida te teete seal ja kui tihti te teete ja kui kaua te teete? Jah, kui kaua, kui tihti, mida täpsemalt. Me üritame, hetkel me päris iga kuu kokku ei saa, aga nii kord iga 2 kuu tagant. Me räägime Eesti traditsioonidest, meil on väga-väga tore õpetaja, kes on muuseas ise ta on Eesti juurtega, aga Saksamaal üles kasvanud ja see, kuidas ta ikkagi meie lastele seda Eestit tutvustab, et see on ikkagi väga-väga lahe, et me oleme rääkinud rahvariietest ja me oleme rääkinud Eesti maakondadest, et selles suhtes, et nende laste Eesti haridustase on ikkagi päris okei. Elli, emaga sa räägid kogu aeg eesti keelt, võid? Ema on nagu katkine raadio selles suhtes, et isegi kui lapsed peaksid juhuslikult saksa keeles vastama, mida nad paraku teevad päris tihti, siis ikkagi ema räägib edasi eesti keeles. Ja aga need teised perekonda kuuluvate inimeste lapsed, kas seal on umbes sama seis või kuidas? Seal on umbes sama seis, jah. Muidugi, kui lapsed kokku saavad, et siis nad ikkagi eelistavad saksa keelt, kuigi meie vahepeal niimoodi vaikne kõrves, et tegelikult te võiksite ikkagi eesti keeles rääkida. Võib-olla nad kunagi hakkavad meid kuulma ka. Mida sa siin raamatus kirjutasid, et on mingid asjad, mida sa Eestist igatsed, et sa oled öelnud, et lumme hüppamist peale sauna ja jaanipäevade pidamist. Et miks sa Saksamaal lumme hüppa, seal ju ka saab? Tead, ma olen vahepeal proovinud, aga see lumi sulab nii kiiresti ära, et ma ei jõua isegi riideid seljast ära võtta, enne kui see lumi on juba sinna kadunud. Et jah, et ma arvan, et mingisugused traditsioone ma olen ikkagi Saksamaale kaasa viinud. Me nüüd jõudsime ehitada päris oma sauna. Nii et me nüüd võime isegi, kui see lumi peaks tulema, siis ikkagi seda lume hüppamist ka proovida. Aga jah, et mida ma Eestist võib-olla igatsen, on tõesti sellised hetked inimestega, hetked looduses, hetked merega. Paraku on see niimoodi, et Saksamaal on küll täiesti meri olemas, aga sinna sõitmiseks ma peaksin vähemalt nii olenevalt ummikutest 6-7 tundi planeerima ja see ei ole just selline sõit, mida niimoodi reedel peale tööd teha. Ja Eestist ma igatsen võib-olla ka selliseid neid pikki suvepäevi, kus tõesti absoluutselt ei lähe pimedas, kus see väike selline võbelev valguse sähvakas on kogu aeg taevas ja muidugi ka inimesi, et minu jaoks on Eestis väga-väga palju olulisi inimesi ja ma näen väga palju neid ka siin täna ja et te teaksite, ma mõtlen teile ja ma mõtlen nendele hetkedele, mida me koos veedame, kui me Eestis oleme. Ja ma võtan need nii-öelda oma südames Saksamaal alati kaasa ja kui ikka väga kurbus peale tuleb, siis scrollin korra Instagramis ja vaatan, et on ikka ilus küll. See on jah hästi vahva, kuidas sa seda igatsuse nooti ka puudutad, et mõnes raamatus on see igatsus, ka siin Tonebrindi raamatutes on nagu suurem, mõnes on nagu väiksem, aga mulle just meeldib, kuidas sa siin niimoodi nagu puudutad seda ja siis lähed nagu edasi.
aga mul oli üks vahva seik veel sellest sinu esimesest Saksamaa perioodist, kui sa läksid ja ma ei saanud aru, kuidas sa ei saanud aru. Sa rääkisid kirmesest, eks ole, et seal pühitseti kirmest ja siis sa tahtsid teada, et kas kogu aeg on kirmes ja mis asi see on ja nii edasi. Ma lugesin, siis ma oot, siin on mingisugune toimetaja asjad, ma lähen tagasi ja lugesin uuesti ja ma ikka ei saanud aru. Ja teate, hästi huvitav on see, et Saksamaal on kirmes, aga mina olen ju Setomaa ja meil on kirvask. Ja kirvask tähendab täpselt sama asja. Külapidu on Obinitsa kirmask, on Saatse kirmask, on minu koduküla Mikitamäe kirmask. Et siis kirmaskid on Eestis täitsa nagu olemas. Hästi huvitav oli see ja sina lähed ja mõtled, mis asi see kirmes nagu on. Ja siis mõtled, huvitav, kuidas saab ka sõna tähendus ja sõna kõla nii sarnane olla. Kirmes, kirmas, Setomaal täpselt sama asi, Ida-Saksamaal, sinna, kuhu sa sattusid, sama asi. Sa oled siis põhjaeestlane, jah? Ma olen täiesti Tallinnas ja Setomaaga väga, ma ei ole nagu sinna sattunud, et ma nüüd näen, et sinu jutust, et nähtavasti ma oleks pidanud ikka enne Saksamaad Setomaal ära käima. Kultuurishokk ei oleks nii suur olnud. Aga see on hästi huvitav seik, mida ei oleks oodanudki siit raamatust leida. Ma ei oleks sellest kirmesest võib-olla teadagi saanud, kui sa ei oleks sellest kirjutanud. Nii et selles mõttes oli nagu väga äge. Ja sul seal Saksamaal oli tegelikult ju mitu elu, et sul oli, vähemalt selles raamatus võib-olla on sul veel rohkem, oli, eks ole, see vabatahtliku elu, kui sa alguses läksid, siis rõivapisnissi elu, millest loodetavasti jõuame rääkida, ja siis veel see ülikooli elu ja nad on kõik sellised ikkagi päris erinevad, et su elu on olnud just nagu sellised kui blokkides, eks ole, ja siis järgneb järgmine blokk on ju. Et mis sa näiteks sellest vabatahtliku elu osa juures, siis kui sa esimest korda käisid, kõige rohkem nautisid või mis õppetunnid sa sealt said enda jaoks? Kui aus olen, ma siis vist sel hetkel õppisin kõige rohkem, et ma olin väga noor, ma olin 19, kui ma sinna läksin ja nüüd ma võin täiesti tunnistada, et minu saksa keele oskus oli ikkagi selline, et ma võisin võib-olla kohvi tellida, võisin võib-olla paar sõna öelda ja siis see oskus lõppes ära. Ja esimese aasta jooksul mul lihtsalt ei jäänud midagi muud üle, kui ma pidin õppima, et mis sa teed, kui sa oled niimoodi üksinda külas, kui sul on alumised naabrid on lehmad ja sul ikkagi on vaja ellu jääda, siis sa pead õppima ja mul tõesti ei jäänud midagi muud üle ja ma võtsingi selle perioodilt siis kõige rohkem selle keele kaasa ja see keel on mind aidanud järgmistes perioodides väga. Ja siis oli sul hästi huvitav osa nüüd küll juba sinu sellest järgmises elus, kui sa uuesti Saksamaale tagasi läksid, oli see moe ja rõiva tööstuse, tööstust ei olnud, kuidas sa ise nimetaksid seda perioodi oma elus? Jah, see oli selline kleidifirma periood. Vahepeal ütleme nii, et see päris ei olnud niimoodi vabatahtlikult hüppa kohe kleidifirmasse, et nii kiirelt need asjad ikka ei käinud, et vahepeal ma olin Saksamaal, käisin ka ülikoolis, tegin muid asju ka, et ma olen tõesti, et see raamat oli päris paks, aga ma ütlen teile ausalt, et ma olen siia üritanud tõesti 20 aastat pressida, et sellepärast ta nii paks ongi. Aga jah, räägime siis kleidielust. Jah, kleidielust, jah. Kas see kleit, mis sul praegu seljas on, kuulub ka sinna kleidielu juurde? Kusjuures täitsa kuulub, jah. Et tegelikult ma mõtlesin, et siin esitus peenvärk, et ostan omale Eestist mõne kleidi, aga ma ei jõudnud osta ja siis ma mõtlesin, et tegelikult võib ju enda kleidiga ka tulla. See oli üks esimese asju, mis ma täna siia sisenedes tähele panin, et kui huvitavalt see kaeluse osa siin kleidi juures sul tehtud on, et see hakkas täitsa nagu silma, et see oli nagu nii huvitav, et
ühelt poolt ma vaatasin muidugi sind, aga see jäi kohe tõesti nagu silma, et ma sain, muidugi, tal oli ju see kleidiäri ka, et kindlasti ma küsin su käest, aga ma mõtlesin siis, et ma ei küsi enne, vaid et ma küsin nüüd ja. Täitsa oma kõik on, Kellel siin veel on täna Kristiinaga seotud kleid seljas, võib märku anda? No näed, super! No. Üks kleit on ka veel siin kuskil salaja peidus. Ma olin täiesti üllatunud sellepärast, et see ei olnud niimoodi, et ma saatsin oma tuttavatele kutse. Et palun, kui sul on Kristiina kleit, siis pane see kindlasti selga, et muidu ei tohi tulla. See ei olnud kutse peal kirjas. Selle kleidi elu juures sul oli ka üks hästi selline südamlik jutt, kas tahaksid seda ette lugeda? Aga muidugi, hea meelega. Hallo, Liam küsivad. Jah, me tuleme, kostab vastu karedalt kõlav mehe hääl. Kulm tõmbub imestusest kotsu. Mees? Telefonis rääkisin ju ometi naisega. Sammud lähenevad. Kuuletan uuesti ja olen peaaegu kindel, et inimesi on rohkem kui üks. Tere päevast, ütleb vanam härrasmees viisakalt. Tema käevangus on hallipäine abikaasa. Sirutan tervituseks käe, kuid vaid mees võtab selle vastu. Märkan vilksamisi naise pilgus kumavat hallikat tühjust. Mees võtab ettevaatlikult naise mantli ning riputab selle varna. Palun neil edasi tulla ning ateljee diivanile istet võtta. Mis teid minu juurde toob? Küsin samal ajal kohvi ja selle kõrvale väikesi mandliküpsiseid serveerides. Meil on varsti teemant pulm, möödub 60 aastat abiellumisest, ütleb mees igat sõna venitades ning segab lusikatäie suhkrut naise tassi. Arvutan kiirelt. See tähendab, et mu tänased kliendid peaksid olema vähemalt 80 aastat vana. Turu-uuringuid tehes arvasin, et mu sihtgrupp jääb vanuse vahemikku 30–50. Pärast jugendvaja kogemust alandasin seda märgatavalt. Aga 80-sed ei tulnud mulle pähegi. Millistes kleitides tunnete end kõige paremini? Pöördun naise poole. Küsin seda kõikidelt uutelt klientidelt. Naine tõstab aeglaselt tassi alustassi ja viib selle ettevaatlikult huulte juurde. Hetk hiljem ilmub naise näole naeratus. Põskedele tegib tuhandeid väikeseid rõõmsaid kortsukesi, kuid silmad jäävad kõige selle juures endiselt külmaks. Kui ma veel noor olin, kandsin hea meelega taeva sinist, alustab ta, ja itsitab nagu täismeeline tütarlaps. Pluusile kukub pruunikas kohvitilk. See ei näi teda häirivat. Kunagi oli mul peenike taljen, armastasin seda rõhutada, aga kleidil võiksid olla lühikesed varrukad. Teen kiire visandi ning ulatan naisele 4 erinevat sinist kangast. Silm ütleb, et aastate jooksul kadunud taljat annab kõige paremini taas leida väikeseid volte kasutades. Olen moealal ise õppija, kuigi viimasel ajal jõuan järjest sagedamini mõtteni, et peaksin enda erialaselt täiendama. Mulle meeldib inimesi nõustada, aga mõnikord tunnen, et hobist ja tunnetusest üksi jääb väheks. Õnneks olen Eestis leidnud õmbleja, kes korvab oma oskustega minu õmblusalased puudujäägid. Mees arvab kangad enda kätte ja uurib neid hoolega. Gudrun, ütleb ta naise poole pöördudes ja asetab talle kangaproovi sülle. Ma arvan, et sulle sobiks kõige paremini see sinine. Naine silitab ettevaatlikult kangast ning hõõrub seda sõrmede vahel. Kas see sädeleb ka? Küsib ta. Jah, sädeleb. Samamoodi nagu meie esimesel ühisel kirmesel, vastab mees. Märkan naise suunurgast tukslamas peaaegu nähtamatut naeratust. Jälgin nende omavahelist vestlust. Sellest kumab rohkemat kui lihtne abielusuhe. Mees kirjeldab naisele kanga värvi väiksemaidki nüansse, illustreerides oma juttu mälestustega. See on selline taevasinine nagu sellel postkaardil, mille me Palatoni järveressu vanematele saatsime. Siis kui me lastelastega seal puhkasime ja tagasi teile ööks piiripunkti kinni jäime, sest arvati, et tahame Ungari kaudu läände põgeneda. Naise laubale ilmuvad mõtlikud kortsud, jah. See oli just see sügis enne müüri langemist, jutustab ta. Mäletan, kuidas me pakkisime lapsed oma väiksesse trabanti ja sõitsime läände veel öösel kohe pärast seda, kui uudistes piiride avamisest teatati.
ja tervitusraha eest ostsime oakohvi, lisab mees muigiga. Alles nüüd taipab, et naine on pime. Mees on tema silmad. Võtan naiselt mõõdu, teen joonise. Naine kirjeldab, mees täpsustab detaile. Nad on justkui üks tervik. Pärast abielupaari lahkumist istume pikalt ateljee diivani, täiendan joonist ja koostan õmblejale kleidi kohta võimalikult täpse info. See peab tulema täiuslik. See on nii soe ja ilus lugu, et suured tähed sa selle raamatusse panid koolilisest ja väga pikast teineteist toetavast kooselust, mida sa märkasid ja aitasid ju uusi häid mälestusi luua sinna pikka koosellu, et super, et sa selle sisse panid, et aitäh, Kristiina, selle eest. Nad olid tõesti erilised, ma peaks ütlema, et inimesed lihtsalt jäid meelde. Mul on olnud väga selle nii-öelda kleidi, kuidas me nimetasime seda, kleidi ajastuks, eks ju. Kleidi ajastu ajal oli mul väga erinevaid kliente, et ma küll mingi hetk mõtlesin, et tegelikult peaks klientidest raamatu kirjutama, et tegelikult et mu kõige erilisem klient oli tõesti üks selline 2-meetrine meesterahvas, kes mul kleidi tellis. Et selline väga šikk kleit tuli, et mul oli väga erilisi kliente. Kuidas sa nüüd ise sellele kleidiajastule tagasi vaatas? Minu näiteks oli meeletult kahju, kui ma aru saan, et sellega ongi nüüd nagu aamen, et sa panid selle poe kinni. Mul oli nagu päriselt nagu kahju seda raamatust lugedes. Kuidas sa ise nüüd tagasi vaatad? See oli väga lahe aeg. Et see oli väga loominguline aeg. Ma arvan, et ma olen väga loominguline inimene ja mulle meeldib luua. Ja seesama on ka see kirjutamine, et mingis mõttes kleitide loomine ja ka lugude kirjutamine, neis on midagi sarnast. Aga jah, igal lool on, või igal ajastul on võib-olla oma lõpp ja mul on tegelikult väga hea meel, et tegelikult see kleidi ajastu ei ole lõppenud. Sellepärast, et seesama firma, mis ma tol ajal lõin, et tegelikult ta elab veel edasi ja ma jälgin nende tegevusi ja nende pilte vaatan ikka Instagramist, et ma müüsin selle omal ajal maha. Ja minu huvi kleiti teha moe vastu ei ole mitte kuhugi kadunud. Kas sa plaanid seda ka tulevikus kuidagi uuesti rakendada? Kunagi ei tea, eks ju, nüüd sa küsid seda mult otse niimoodi mikrofoni sellise publiku ees ja nüüd ma pean midagi ütlema, eks ju, mis siis see tulevik toob. Ma ei tea, kui aus olla. Ma ei tea, jah, ma võiks öelda, et ma ei tea, mida homne päev toob, või ülehomne päev, okei, neid ma enam-vähem tean, et mis plaanid meil siin on, aga ma ei tea, kuhu minu tee veel viib. Nagu ma ka lõpetan oma selle viimase peatüki, et minu Saksamaa ei ole niimoodi, et ma nüüd panin sinna, mis mitmes lehekülgel see on, 328 lehele panin selle punkti ära ja nüüd on läbi. Et kindlasti nii see ei ole, et see reis läheb edasi, need lood juhtuvad edasi ja mis siin veel juhtub, et eks näis, eks vaatame. Kas sakslased üldse kannavad kleid, et minul oli tõesti ükskord oli selle sama vahetusprogrammi raames olime Saksamaal ja siis meie juhendasid, nii, nüüd lähme õhtul peole. Meie hakkasime ennast eestlastena, kohe panin oma ilusaimad kleidid selga ja hakkasime soekuid tegema ja edasi. Ja teeme, järgi tehke, te jätke kohe silma, et Saksamaal keegi ei lähe kleidiga peole. Inimesed panevad oma lötsakad eesärgi ja mida lohvakam, seda parem ja mida lohvakamad teksad, seda paremad ja et ärge pange tüdrukud niimoodi liits. Ega meie ei kuulanud teda, mis tema teab, kuidas noored teidesse teevad. Muidugi peol läkski niimoodi, et meil olid sellised uhked kleidid, minikleidid, satsidega kleidid, olime mugitud, aga saksa tüdrukud olid sellised lohvakates teksades. Et kas Monika kannab kleite, peale selle, kes nagu sinult need eelised kleidid tellisid? Jah ja ei on vastus, et võib-olla sakslaste nii-öelda selline vormiriietus on pigem nagu tõesti, et matkapüksid,
aga kui nüüd aus olla, siis sel perioodil ma käisin hästi palju erinevatel üritustel ja tutvustasin ennast ja tutvustasin seda, mida ma teen, millega ma tegelen ja teen kleite ja teen selliseid unistuste kleite. Ja peaaegu iga naine, kellega ma rääkisin, ütles, et jah, et unistuste kleite. Jah, mul on küll tegelikult selline üks unistus või et mul on jah selline lemmikleit. Ja need olid nagu selline inimeste unistustes sees ja mina aitasin neid luua, et võib-olla jah, et igapäevases elus väga kleite ei kanta, aga kui ikkagi on üritused ja kuhugile erilisemasse kohta minek, et siis ikkagi kantakse väga palju kleite ja võib-olla Saksamaal ma olen näinud ka seda, et võib-olla Saksamaa kaubandus mõtleb täpselt sedasama, et ega need sakslased väga kleite ei kanna. Ja sellepärast ma nägingi, et seal oli tegelikult päris palju turgu, et inimesed ikkagi tahtsid neid erilisi kleite ja nad tahtsid selliseid kleite, mis neile sobivad ja nad ei leidnud neid kaubanduses, sellepärast kaubandus oli kindel, et sakslane kannab matkapükse ja sellepärast nad siis minu juurde tulidki, et jah, sakslane kannab küll kleite, isegi mõnikord täiesti avalikult, mitte ainult salaja. Väga äge. Nii et vaatame siis, mis leidielu meile toob nendel lehekülgedel, mis veel ei ole kirjutatud siia raamatusse. Hästi huvitav elu on ka see ülikooliga seotud elu sinul. Et minu jaoks oli kuidagi üks hästi huvitav võib-olla ikkagi, kus ma lugesin, et sa pidid kandideerima uuesti oma töökohale, mis sul juba justkui nagu oli, peale lapsepuhkuselt naasmist ja siis need inimesed, keda sa tegelikult ju tundsid kolleegidena, olid ikkagi justkui nagu uus värbamiskomisjon ja te mõlemad pidite kuidagi teesklema, nemad teesklema, et nad võtavad sind neutraalselt teistega ja siis sina ka justkui uuesti nagu, et see oli kuidagi nagu väga huvitav hetk selles raamatus, et nagu päriselt ongi nii. Aga päriselt ongi nii jah, täpselt, et ma olen oma elus päris mitu korda ikka päriselt iseenda töökohale kandideerinud, et mõnikord on ikka päriselt hästi ka läinud ja mõnikord päriselt ei ole hästi läinud. Ja see on tegelikult avalikus sektoris on see ikkagi väga levinud, sellepärast, et avalikus sektoris peab ju kõik olema väga läbipaistev ja töölepingud on üldjuhul ikkagi tähtajalised, tähtajatuid lepinguid on väga-väga vähe, sellepärast, et kui inimestel on tähtajatud lepingud, siis neist ju mitte kuidagi lahti ei saa. Et ma pean nüüd tunnistama, et seda ei ole raamatus, see on siis need järgmised leheküljed, mis vahepeal on juhtunud, kui mu käsikiri vahepeal valmis sai, et meil endal Weimari ülikoolis, kus ma praegult töötan, on sellised poliitiliselt majanduslikud keerulised ajad, et ühesõnaga ülikool peab raha säästma. Ja mis siis tehakse, et raha säästa, on see, et need inimesed, kellel on tähtajalised lepingud, et siis nende lepingud enam ei pikendata ja neid kohti siis uuesti neid ei asendata, kui need lepingud ära lõpevad, aga see, et kui kellelgi on ikkagi tähtajatu leping, et siis ta on nagu selline kivikuju, kes siis põhimõtteliselt alati olemas on, isegi kui ta teeb tööd või ei tee tööd, see põhimõtteliselt kedagi ei huvita, aga ta huvitab see, mis leping tal on. See on selles mõttes nagu väga ju kummastav, et ütleme, et kui me nüüd võrdleme Eestiga, et siin tähtajatu leping ju ei tähenda, et sa töötad siin, ma ei tea, pensionini ja peale seda, et täpselt samamoodi, kui ikkagi töö tulemused ei vasta ootustele, siis sinu tähtajatu leping ei taga sulle pehmet või sooja tooli aegade lõpuni. Et võib-olla nad on seal oma selle tähtajatute lepingutega veitsaga nagu üle pingutanud, et nad nüüd sellises olukorras simplevad või? No eks see süsteem on tõesti niimoodi, et need lepingud on lihtsalt juriidiliselt nii hästi tehtud, et nii, et
kui keegi peaks kedagi välja lahti laskma, et siis on alati võimalik kuskile töövaidluskomisjoni minna ja kuskile kohtusse minna ja see on ettevõttele märksa keerulisem kui jah, see, et see inimene seal lihtsalt on kivikujuna. Kaua see sinu see tähtajaline leping nüüd kestab seal Aimari ülikoolis? Tead, hetkel mul on täiesti tähtajatu leping, mina olen see kivikuju. No siis sa saad nüüd siis ju rahulikult teha kõike muud, mis sul elu. Aga eestlasele omasena, siis ma ikkagi tahan, ikka tahan, et minu tööl oleks ka tulemusi. Kuidas sakslastel praegu läheb? Kuidas sakslased praegult läheb või? Kui praegult mõned sakslased küsida, et kuidas tal siis läheb, siis ma arvan, et ta ütleb, et ikka varem oli kõik palju parem. Niimoodi ta ütleb sulle. Ja kuidas ta siis, mida ta selle juures mõtleb, kui ta niimoodi ütleb? No ta mõtleb kindlasti võib-olla poliitikat, võib-olla ta mõtleb majandust, aga see on see, mis sulle selline keskmine sakslane vastaks. Aga jah, üldiselt niimoodi väljaspoolt vaadatuna ja mina olen selline imelik kuju, et ma ikkagi vaatan Saksamaad ka mingis mõttes väljaspoolt, et mitte ainult seestpoolt, siis mina ütlen, et tegelikult sakslastel läheb päris hästi. Aga see on ka see, et nagu soomlased, et nad on nagu ametlikult peaksid hästi õnnelikud olema, eks ju. Ma ei tea, ma ei ole veel eriti palju selliseid rõõmsad naervaid õnnelikke soomlasi näinud peale Tallinki laeva. See on kõik väga suhteline. Me oleme siin täna raamatu esitlusel, et sul on siin sinu raamat, Minu Saksamaa. Aga mida sakslased loevad? Sakslased loevad väga erinevaid raamatuid. Ma olen tähendanud, et Eestis loetakse võib-olla hästi palju olen näinud, et elulookirjandust loetakse. Saksamaal seda võib-olla loetakse vähem, loetakse põnevikke, krimikirjandust, et põhimõtteliselt Saksamaal raamatuturg on muidugi väga suur, et siin inimestele varajasti meeldib, seda loetakse. Ma ise olen muidugi kogenud, et raamatud on nagu veidi soodsamad Saksamaal kui siin Eestis, et kas sa nõustud või lükkad ümber? Ja, kindlasti on soodsamad. Ma ise loen ka päris palju saksakeelseid raamatuid, aga lihtsalt fakt on see, et saksakeelsete raamatute turg on lihtsalt nii palju suurem kui eestikeelsete raamatute turg. Ma küll võin üritada abikaasale eesti keelt õpetada ja nii edasi, aga see seda eestikeelsete raamatute turgu ikkagi väga ei suurenda. Oi, väga huvitavad teemad puudutasid. Kuidas abikaasa eesti keele oskusega on? Ei räägi. Aga kuidas sa must aru said? Aga tegelikult ta ikkagi, ta on nagu selline salakuulaja. Et põhimõtteliselt ta teeb näo, et ta ei räägi. Aga mul on siuke kuri kahtlus, et tegelikult ta saab ikka päris palju aru, et ta küll raamatut ei ole lugenud, aga ta lubas sellega tegeleda, et vaatame. Mul aga märkamatult on tund mööda läinud, ma siin vaatan kella, et see on täitsa uskumatu. Nii et mulle tundub, et siin rääkida sellest raamatust oleks igal juhul veel ja veel, aga jätame inimestele ikkagi ka midagi endale avastamiseks, eks ole, et võtavad raamatu ja näevad, et nii selliseid asju veel, millest ei räägitudki esitlusel, nii et see võib ju täitsa tore jätta üllatuseks ka ju midagi, on ju. Aga muidugi, et ma arvan, et me tegelikult väga ikkagi raamatust ei rääkinud, et seal on tegelikult väga palju selliseid täitsa saladusi, mida me täna ikkagi ei avalikustanud, jumal tänatud. Aga kas äkki kellelgi on küsimusi Kristiinale? Jaa, palun. Millal sa hakkasid seda kirjutada? Millal ma hakkasin seda raamatut kirjutama või? Tegelikult, kui päris aus olla, siis ma hakkasin seda kirjutama enam-vähem umbes täpselt aasta tagasi.
ja see oli selline mingis mõttes turbokirjutamine, et ma ise arvasin, et mul läheb palju kauem aega selle raamatu kirjutamiseks, aga siis ma kirjutasin ühe lause ja kirjutasin teise lause ja siis tuli täiesti lehekülg ja siis tuli teine lehekülg ja siis ma avastasin, et see raamat ongi valmis, et ta sai palju-palju varem valmis, kui ma tegelikult mõtlesin. Kuidas te Petrone prindiga kokku saite? Ma nüüd laiendan küsitud küsimust. Tegelikult see oli üks vihmane detsembri pärastlõuna. Sõitsime puhkuselt tagasi ja istusime autos ja kohutavalt sadas vihma, kohutavalt kehv ilm on ja siis ma vaatasin Facebookis, sellepärast et reis oli pikk ja niimoodi ja siis ma leidsin, et nad otsivad Saksamaa kirjutajat ja mu ema on tegelikult juba ammu öelnud, et kuule, tead, kirjuta raamat ja mina ütlen, kuule, mis ma nüüd seda raamatut hakkan kirjutama, mis mul siis nii väga öelda on. Ja siis mõtlesin, et aga mis oleks, kui kirjutaks, mis oleks, kui kandideeriks ja siis ma saatsingi oma nii-öelda selle proovitöö neile ja siis nii need asjad hakkasid arenema ja siis sellest minu Saksamaast sai tõesti selline minu sulgudes Ida-Saksamaa. Et ta on mingis mõttes ta on minu Saksamaa, aga ta on natukene teise perspektiiviga. Väga ägeda perspektiivi valisite, et see on unikaalne, väga äge. Nii, kes tahab veel küsida? Ja siis seal üks küsimus oli veel, et võtame. Väga põnev esitus, aitäh. Mis on su lemmikkohad või mis on need sinu kohad seal Ida-Saksamaal? Ma ei ole su raamatut lugenud. Ja minu lemmikkohad. Tegelikult üheks minu lemmikkohaks on Erfurt, seesama linn, kus ma elan. Ma seal tihtilugu sõidan niimoodi jalgrattaga õhtuti läbi linna ja mõtlen, et appikene, kui lahedas linnas ma ikkagi saan elada, et see on kuidagi olnud alati selline romantiline unistus, et ma saaks jalgrattaga läbi vanalinna koju sõita, et siiamaani minu eelmistes eludes ei ole see mul võimalik olnud, aga nüüd siin Erfurtis on ja mulle tegelikult väga meeldib ka Weimar, see koht, kus ma töötan, kus on Weimari ülikool ja mulle meeldivad Saksa sellised pisikesed nukulinnakesed väga ja tegelikult jah, neid kohti on päris palju ja ma olen siia raamatusse täitsa nimekirja teinud, kui päris aus olla. Kuidas oli vanaisa nimi, kes neid spordiajaloo raamatuid kirjutas, äkki oleme lugenud tema raamatuid? Ja minu vanaisa nimi oli Juhan Maidlo. Kas on veel küsimusi? Nagu nägid, esimene küsimus tuli esireast lastelt, et Tartus juhtus sama, et ikkagi erinevus on näha, kas on eestlane või on saksa päritolu või eestlane, et julgelt küsib. Aitäh, väga palju. Üks küsimus, kas vanaproua jäi kleidile rahule? Jäi kusjuures jäi, et selle kleidiga oli tõesti niimoodi, et me pidime natukene veel ümber tegema ja muudatusi tegema, aga lõpuks ta jäi rahule ja oli näha, kuidas ta tõesti need silmad, mis niimoodi tegelikult ei säranud, neis oli ikkagi sellist sära ja nad läksid ära niimoodi väga aeglaselt trepist alla ja ütlesid, jah, me soovitame teile edasi. Minul on veel üks küsimus, et sakslaste lugemisharjumusest rääkisime, aga miks nad armastavad filme saksa keeles peale lugeda, et kui sa oled kasvanud RTL ja Pro7 vaatamisega ja siis avastad, et Homer Simpson ei kõlagi nii, nagu ta saksa keeles kõlab, et miks nad armastavad kõike peale lugeda? No ütleme nii, et üks minu raamatu tegelane ütles selle kohta kunagi niimoodi, et kui ma peaksime subtiitreid lugema, et see oleks just sama hea, kui ma loeks raamatut, et kui ma tahan filmi vaadata, siis ma tahan ikkagi niimoodi rahulikult lõõgastuda, võib-olla vahepeal silmad kinni panna, et siis võib-olla see on põhjus.
Kristo, mul on sulle üks küsimus, et raamatu lõpus sa kaalusid DNA testi, et kui palju on sinus sakslast. Ehk siis mul on küsimus, et kas sa tegid selle ära ja mis sa teada said? Et sellest raamatu viimasest peatükist ei ole nii palju aega möödunud. Ja kui aus olla, siis ma ei teinud seda testi. Aga ma olen mõelnud, et võib-olla täitsa põnev oleks seda testi tõesti teha ja näha, et kas see oli siis nagu selline ilus legend, mis on põlvkondadelt põlvkonnale edasi antud või kui palju seal siis ka tõesti seda päris seda saksa protsenti on ja võib-olla hakatagi neid uurima, neid päris juuri, aga see oleks täiesti hoopis teine lugu, hoopis teine raamat, et võib-olla tulebki kunagi, ma ei ütle midagi selle kohta. Jah, võib-olla ma teen, aga ma ei ole veel nii kaugele jõudnud, et kui sul on nagu soovitusi, et mis firma kaudu, et siis anna teada. Mitu raamatut sinus veel peidus on? Ma arvan, et need ikkagi oleks tore, kui neid oleks veel. Sellepärast, et minult on küsitud seda, et miks ma kirjutan. Ja ma kirjutan sellepärast, et ma tunnen, et maailmas on nii palju lugusid, mis on veel rääkimata ja mis on sellised, võib-olla ta on inimeste vahelised piiride ülesed lood, mida võiks veel rääkida ja võib-olla mina omas nüüd selles raamatu elus, kui me erinevatest eludest räägime, et võib-olla mul ongi võimalus, võib-olla tuleb veel võimalus mõni selline lugu veel rääkida. Kas on veel küsimusi või nii? Väga hea. Kas su abikaasa ka teab, mis sisu selle raamatul on? Kas sa oled talle saksa keeles selle ette näinud? Umbes täpselt enam-vähem. Et ma küsisin talt, et kas ta tahab omale uut nime raamatus. Ja siis tema ütles, et ei, talle sobib oma nimi. Aga sellega seoses teine küsimus, et osad raamatus olevad tegelased on oma päris nimega, aga kui palju on nimemuudatusi ja kui palju sa oled loonud nagu karakterid juurde või kas sa üldse oled, vastab see kõik täiesti tõele? Kas ma võin selle küsimuse vastamata jätta? Just, et hakkame siis vaikselt otsi kokku tõmbama, nagu näete, esitlusel raamat -10%, saate raamatu soetada, autogrammi küsida, kes on selle 26% seas, kes kallistab, saab autorit kallistada ja ekstra siis neid salajutte, mis raamatust välja jäid või keeldust ära vastamast, räägib siis teile seal salaja, et suur tänu kõigile, et te tulite selle ilusa ilmaga siia ja järgmise korrani.